Siin on praegu see suur figuur, kes on siis meil kuidagi niimoodi ja väike on hetkel, tal on üks külg üles tõstetud, on nii siin kõrval. Ja nüüd, kui nad lähevad kokku, siis nad lähevad niimoodi. Niimoodi lõpuks kokku. Eestis kehtiv kunstiteoste tellimise seadus aitab tuua kunsti avalikku ruumi ja rikastada meie elukeskkonda. Riigi kinnisvara ja Viljandi haigla korraldatud kunstikonkursi võidutööks valiti Leena Kuutmaa ja Eva-Rutt Niitvägi ligi 3 meetri kõrgune pronksskulptuur Androgüünos. Töö valmis kõrgema kunstikooli Pallas skulptuuriosakonnas ning hakkab vaikse, kuid kõneka kaaslasena valvama Viljandi uut haiglat ja tervisekeskust tervikum. Teose idee ulatub tagasi Platoni filosoofiasse. Androgüünos, kes on eelajalooline inimene, kes oli kerakujuline ja tal oli 4 jalga, 4 kätt ja siis 2 nägu. Ja see oli nagu see siuke ideaalne või terviklik inimene. Kuna see eelajalooline inimene oli natukene ülbe, ta oli hästi tugev, siis Zeus vihastas ta peale, et siis lõi ta pooleks. Ja idee on selles, et need poolikud inimesed nagu meie siin praegu käime terve oma elu ja otsime oma teist poolt. See teema on ka armastusest, aga ka sellest, milline jõud sellel on. Koos teineteise peegeldamise jõud. See, kui olulised on inimesed üksteisele ja kuidas tegelikult me oleme tugevad ka läbi teiste. See vaade on nagu tuttavam. See on see inimese kõrguse vaade, et mulle meeldivad need seljad. Selle selja pingeharja minek nagu. See on tegelikult kummastav tunne, kui väikesest ideepojast, millel alguses ei ole isegi seda maketivormi. See kuju hakkab suuremaks muutuma ja sa näed seda, kuidas tegelikult tulebki see maksimaalne 3 meetrit kõrgust. Et see on emotsionaalne tegelikult. Nagu hästi. 105 eraldiseisvast tükist vormitud, valatud, keevitatud ja viimistletud skulptuur on eriline, sest sellise mastaabi materjali ja väärtusega teoseid lisandub linnaruumi harva. Avalikus ruumis olev kunst loob kohtumispaiga, annab keskkonnale inimlikuma mõõtme ning jõuab igaüheni, kes seal liigub. Meil on hästi palju sellist kommertsiaalset ruumi, mis sunnib sind kuidagi suhestuma, ostma midagi, olema mingi reklaami vallas, aga võiks olla midagi, mis suhestub inimesega, annab talle võimaluse mõelda mingeid teistsuguseid mõtteid, kogeda mingeid muid asju, saada rikastatud oma teekonnal ühest kohast teise. See on väga ronitav, ronige. See ongi nii mõeldud, et saab ronida ja ta ei ole pjedestaali peal, ta ei ole eraldatud inimestest. Ma isiklikult arvan, et skulptuur on üks selline asi, millele nagu kehaline kogemine, katsumine, füüsiline kompamine, see on nagu olemuslik. Et kogeda sõna otseses mõttes läbi oma keha olemasolu seda asja, seda 3-mõõtmelisust. Viljandi tervikumi skulptuur tuletab meelde, et tervis ei ole üksnes keha ega pelgalt vaimu küsimus, vaid tervik. Inimfiguurid, ühinedes üheks, kannavad endas armastust, hoolivust ja igatsust lähedustunde järele. Ja ma loodan hästi seda, et viljandlastele on see mingi ühine jõud, mis siia sellesse skulptuuri on pandud, et see on siin tunda, kui käia ümber selle.